Tere kõigile! Nüüd tuleb vist üks kõige segasem ülesehitusega video, mida ma üldse varem postitanud olen. Ja seda seetõttu, et tegelikult see video, mida te nüüd nägema hakkate, mis mul on juba kokku monteeritud, aga ma teen siin sihukese nagu sissejuhatuse, on ütleme, ta on olnud töös põhimõtteliselt 10 kuud. Praegu on 2019 juuni ja ma alustasin selle video filmimisega 2018 august. Ja seetõttu on ta ka väga segase ülesehitusega. Ühesõnaga video räägib siis, tahtsin, et see video oleks nagu üksi reisimise nippidest, aga kuna sinna tuli ka niisama juttu ja pläkutamist, siis ma arvan, et ma seda niimoodi ei kutsu. Pigem selle video nimi tuleb mõtteid üksi reisimisest näiteks. Ja segan on ta just seetõttu, et kuna ta ongi väga mitmel eri ajal ja mitmes eri kohas filmitud, siis ma natuke unustasin ära, mida ma juba olen rääkinud ja mida ma ei ole, ja siis ta on natukene sihukene all over the place, ütleme nii. Aga samas seal siiski oli minu arust, kui ma hakkasin seda videot monteerima, siis ma nägin, et samas seal on siiski päris häid nippe ja häid erinevaid ütleme, ongi siis mõtteid või fakte nagu üksi reisimise kohta, et ma mõtlesin, et ma siiski postitan selle video, mis siis, et ta võib-olla on veidi segane või arusaamatu või samas võib-olla isegi poleks märganud, kui ma poleks teile praegu öelnud, lihtsalt mulle tundus kuidagi monteerides, et ütleme, et kui ma teeks selle nüüd, siis ma teeks ta teisiti. Aga ma filmisin need klipid, osa neist filmisin siis Barcelonas eelmine aasta ja teise osa neist nüüd see kevad, kui ma käisin Oslos, nii et selles võttes minu arust see video on nagu äge, et erinevates kohtades filmitud. Ühesõnaga jah, hakake siis vaatama, ma loodan, et midagi te sellest huvitavat teada saate. Väga paljusid kindlasti huvitab endast ilusate piltide saamine oma reisisihtkohas ja selleks ma soovitan muretseda selline asi. See on siis sihukene väike nagu tripod ja ma soovitan just võtta sihukese, millel on jalad, mida saab painutada, kuna siis seda saab erinevate asjade ümber ja külge panna ja väga nagu hästi sättida niimoodi, et kaamera ei kukuks. Mina kasutan seda koos telefoniga, aga seda saab ka kaamera külge panna, lihtsalt kuna see on selline väiksem ja kergem, siis ta kaamera raskus natukene on keerulisem seda paika panna, nii aga telefoniga on väga-väga hea, seal on sihuke spetsiaalne otsik, tõmban selle lahti, panen telefoni vahele ja saangi seda kasutada. Üks väga hea koht, kuhu ma olen nüüd väga palju pannud seda koos oma telefoniga, on trepikäsipuud, et väga ilusti saab neid jalgu sinna käsipuu ümber keerata jällegi, kui sul oleks sihukene kõvade jalgadega tripod, siis seda sa teha ei saaks. Ja saab väga kauniid pilte erinevatest treppidest ja mitte ainult nii, et jah, see sihukene tripod on, ma ei tea, kui sa tahad pilti teha endast, siis number 1 soovitus kindlasti. Ja kui sa tunned, et sa tahad natuke seltsi endale, aga sa ei ole võib-olla sihuke inimene, kes kohe läheks välja sõpru otsima, mina küll ei ole selline, kuigi ma olen, ütleme, ikkagi pigem julge inimene, aga tegelikult, kui ma siia reisile tulin, siis ma mõtlesingi, et ma tahan üksi olla ja ma tahan iseendaga olla. Aga vahepeal on natukene ka võib-olla igav, nii et ma soovitan kindlasti, et võtta kaasa mingit lugemist. Minu lemmikud asjad viimasel ajal on podcastid, kõnnin näiteks, kui mingi pikk jalutuskäik, siis panen lihtsalt podcasti kõrva ja mul ei ole üldse sihuke tunne, et ma üksi olen, nii et jah, kindlasti otsi omale mingisugust meelelahutust. Kindlasti, kui sa lähed reisile üksi, siis see ei tähenda, et sa pead seal üksi olema. Mina küll enamuselt tahtsingi olla, et see minu jaoks oligi see point, miks ma üksi tulin, aga eriti kui sa reisid sellisesse riiki nagu näiteks Hispaania, kus inimesed on nii lõunamaalikult sõbralikud, siis iga päev väga mitu inimest ikka tuli minu juurde rääkima, eriti kui sa oledki üksi, siis nad küsivadki, et miks sa üksi oled, kas sa reisidki üksi, tahad, lähme teeme midagi koos. Muidugi peab jällegi olema natuke kriitiline selles mõttes, et vaatama, et kes mis eesmärgiga sinu jutule tuleb, pluss teine väga hea viis on ööbida näiteks kuskil hostelis, et sa ei pea küll magama seal toas, kus on palju inimesi koos, mulle isiklikult need väga nagu ei meeldi, küll aga seal on alati mingid ühisruumid, kus sa leiad omale kindlasti sõpru ja võib-olla seal on ka teisi, kes reisivad üksi, nii et see on väga hea viis, kuidas sõpru leida. Üks asi, mis ma olen tähele pannud, on see, et üksi süüa on natuke raske, sest et tihti on igast pakkumised just 2 inimesele või isegi rohkematele, aga tihti just 2, see ei käi ainult söögi kohta, aga söögiga ma olen seda eriti täheldanud või siis kui portsud on suured, aga tahaks ju tegelikult mitut asja proovida, mitte ainult ühte asja tellida, aga sa elu sees ei jõua seda ära süüa, siis jah, sellega nagu tuleb natukene arvestada, et see võib keeruline olla. Küll aga näiteks, kui sa lähed buffeesse, kus on sihuke all you can eat, nagu mina käisin, kus sai tapasid, ehk siis nagu neid, kuidas öelda, appetizers inglis keeles, süüa lihtsalt nii palju, kui tahad,
siis see oli väga hea, sest ma sain väga palju erinevaid asju proovida, kõik olid pisikesed ja ei maksnud üldse palju ka. Pildistamise kohta veel nii palju, et ma soovitan minna kohtadesse, kus käib palju turiste, kui kell on vähe. Näiteks sinna Gaudi Mosaiigi parki ma läksin väga vara, ma läksin kell 8, siis kui see avati, sellepärast, et siis oli palju vähem turiste ja mul oli palju lihtsam seal pilte teha. Kuigi sellises turistikohas ma väga nagu ei karda oma telefoni kuhugi kaugemale panna, kui seal on ainult turistid, sinna sai ainult piletidega sisse. Ehk siis seal nagu väga neid taskuvarkaid ei tohiks olla. Küll aga ikkagi on sükene veits veider, kui kõik vaatavad, on ju. Et jah, ma läksin vara, siis oli palju vähem inimesi, oli palju lihtsam pilti teha. Ja paljud ka pakuvad sulle ise, et kas nad tahad äkki, et ma teen sust pilti, eriti siis, kui sina oled neist pilti teinud, mida mult väga paljud küsisid. Siis nad alati pakuvad tavaliselt vastu ka, et soovid, ma teen sinust ka pilti. Praegu, kui ma filmima hakkasin siin, sättisin seda kaamerat üles, siis ka just üks naine pakkus, et kas sa teed pilti endast, et ma võin sust teha. Aga mulle vist ikkagi meeldib rohkem ise endast teha. Alguses oli küll keeruline, aga tegelikult see on natuke nagu katsumus, natuke nagu mingi mäng. Et selles mõttes väga äge ja lihtsalt natuke võib-olla rohkem tuleb vaeva näha ja sa kunagi ei tea tegelikult, kuidas see võõras inimene sust pilti teeb ka. Võib-olla ta, ma ei tea, pool keha jätab pildist välja või ma ei tea. Ja pildistamise juures, mis ma täheldasin, et tuleb väga kasuks, mis tuleb ka kasuks siis, kui keegi teine sust pilti teeb, aga eriti kui sa teed iseendast ja sul on aeg väga limiteeritud, siis tea oma häid poose. Mina tavaliselt hommikul vaatasin need välja, sest mul nagu see hea poos oleneb täiega sellest, mis mul seljas on. Et vaatasin, mis poos on hea ja siis, kui oli see aeg käes, et pilti teha, siis ma sain ruttu, ütleme, et isegi kui ma tegin 2-3 pilti, siis ilmselt need kõik olid head, sest ma juba teadsin, kuidas ma seal poseerin. Muidu, kui ma ei teaks, siis ilmselt ma teeks ruttu need mõned pildid ära, aga need ei oleks üldse head. Ehk siis ühesõnaga võimalikult palju panusta sinna, et kui on see hetk, selle reaalne pildi tegemise hetk käes, mida on niigi raske leida, et sul ei oleks inimesi ümber, et sa üldse saaksid selle momendi, et näiteks kui sa oled turisti kohas, siis seal on üldiselt järjekorrad, et sellises põhilises ilusas kohas pilti teha ja sul on see moment käes, siis panusta sinna väga palju, et see pilt oleks reaalselt siis ilus ka. Ja muidugi, kui sa oled üksi, siis olema asjadega ettevaatlik, mis on nagu ka siis muidugi, kui sa oled kahekesi koos, aga üldiselt ilmselt, eriti kui sa oled üksi, siis sa oled palju rohkem, ütleme siis nagu sihtmärk, sest et eriti ma arvan, mulle tundub, et kui ma olen niisugune noor naine, siis kes on üksi, see tundub niisugune väga nagu lihtne sihtmärk, aga õnneks, ma ei tea, minuga pole midagi juhtunud ja ühesõnaga see ei pea üldse midagi üle muretsema, aga lihtsalt ära ole nagu hajavilja pea laiali otsas, eriti kui sa oled üksi, sellepärast et siis mulle tundub, et on asjad võib-olla natukene lihtsamad sinuga juhtuma, aga see ei pruugi üldse õige olla, sest ma ei tea, minuga pole midagi juhtunud. Aga lihtsalt igaks juhuks ütlen. Ja kindlasti üks väga hea nipp on see, kui su kaamera ühildub siis su telefoniga. Minu oma näiteks ühendab Wi-Fi kaudu ja see tähendab, et ma saan samal ajal kaamera ees olles näha ennast ka, kuidas ma siis välja näen. Kuigi ma enamus siin reisil olles, enamus pildid tegin endast küll telefoniga, aga kui mul oleks rohkem aega ja kui oleks vähem inimesi ümber, siis ma kasutaks kaamerat ja siis tuleb väga abiks see, et sa näed samal ajal seda, kuidas sa hetkel sealt paistad. Pluss ma saan telefoni kaudu teha siis pilti ka, et ma ei pea panema taimeri peale. Ja mis minu kaameral veel on, mis on väga hea, on niisugune asi nagu timelapsi foto, ehk siis ta teeb erinevaid pilte, sa saad selle videoks kokku panna, ehk siis see on nagu timelaps, aga sa saad need kõik pildid ka eraldi võtta, mis tähendab, et sa ei pea kogu aeg edasi-tagasi jooksma ja taimerit vajutama, vaid sa panedki selle tööle ja võtad niimoodi loomulikult erinevaid poose ja pärast valid siis need pildid välja, see on väga kasulik. Nii. Mööda on läinud vahepeal üle poole aasta, eelmised klipid olid filmitud 2018 aasta augustis, nüüd on aprill ja see on kõvasti üle poole aasta ja nüüd ma olen hoopiski Oslos, mitte Barcelonas enam ja mul tuli nagu meelde, et mul jäi see video kuidagi lõpetamata või et ma ei filminud mingisuguseid klippe ära, mida ma oleks tahtnud, et see video oleks nagu terviklik ja kuna nüüd ma olen oma järgmisel üksi reisil, siis ma mõtlesin, et ma filmin siis Oslos need klipid ära, nii et see video tuleb sellisest nagu 2 lokatsioonist filmitud. Aga ma mõtlesin, et ma üldse võib-olla räägin natuke sellest, miks mulle meeldib üksi reisida.
väga paljud küsivad minult tihti, kui ma räägin üksi reisimisest, et aga miks sa seda üldse teed? Või et kas sul igav ei ole või et üksi, vaatavad mind siukse pilguga, nagu ma oleks natukene hull peast. Aga see on minu arust ideaalne viis ollagi ühes oma mõtetega ja leida endaga taas mingisugune ühendus, mis tihti tänu sotsiaalmeediale eriti kipub meil ju kaduma. Me oleme kogu aeg kellegagi ühenduses ja ei tekigi seda aega, et enda sisse vaadata ja enda mõtetest ja tunnetest aru saada. Tegelikult ju igavus on üks kõige edasiviivam asi üldse, mis on paljud näiteks suured leiutajad viinud nende leiutisteni, mis neil on igavus ja laiskus. Et neil on lihtsalt vaja mõelda endale mingi tegevus või mingisugune lahendus oma probleemidele. Ja kui sa üksi reisid, siis mõned arvavad, et võibki olla natukene igav, aga see on täitsa okei. See ongi üks asi, miks ma tegelikult üksi reisin, sest et igavuse ajal mul tekivad siis mõtted oma tunnete kohta ja iseenda ühesõnaga õpin siis läbi igavuse ennast paremini tundma. Kuigi ma olen siuke inimene, kes ise otseselt väga nagu igavust ei tunne, et mina oma üksi reisimist ajal ei ole nagu otseselt igavust tundnud, sest ma olen ikkagi uues kohas, Oslos näiteks, Norras üldse ma pole varem käinud ja kõik on ju nii uus ja põnev ja nagu ei hakkagi justkui nagu igav. Aga ma tean, et väga paljud inimesed on siuksed, kes ei oska iseendale tegevusi leida. Ma olen väiksest peale olnud selline, kellele meeldib ka üksi asju teha. Mitte, et mulle ei meeldiks teistega koos, aga mulle meeldib üksi nagu ka. Aga ma soovitan üksi reisimist tegelikult kõigile, mitte ainult neile, kes on minu sarnased, kellele meeldibki vahel üksi olla, vaid ma arvan, et see võib teie mõttemaailma viia kohtadesse, kuhu te muidu kunagi nagu kodus või koduriigis oma mugavustsoonis olles nagu ei jõuaks. Just sellepärast, et olete kogu aeg ühenduses kellegagi. Ja siin te tõenäoliselt ei näe kedagi, keda te tunnete, mis annabki teile selle vabaduse, olla täiesti üksi, täiesti sina ise, täiesti iseendaga ja läbi selle siis kindlasti saad võib-olla erinevatele küsimustele vastuseid, millele sa varem pole osanud vastuseid leida. Veel võib-olla, mida ma oskaksin soovitada üksi reisimise kohta, eriti just siis, kui sa pigem nagu pelgad seda ja see on midagi, mida sa varem pole teinud, siis sa ei pea ju valima esimeseks kohaks midagi väga kauget ja midagi väga eksootilist ja mingit sihtkohta, mida sa võib-olla niikuinii kardaksid, sellepärast et üksinda on siis ilmselgelt oluliselt jubedam minna kui kellegagi koos, et võib-olla esimeseks üksi reisiks ma ei soovitaks, ma ei tea, Süüriasse minna, aga võib-olla ma teen siin ülekohut, sest ma ei ole Süürias käinud, nii et võib-olla tegelikult on täiesti normaalne koht, on ju. Tihti räägitakse ka sellest üksi reisimise puhul, et kas see on naistele ohutu. Minul otseselt ei ole ühtegi korda olnud mingit siukest kogemust, kus ma oleksin nagu tundnud vahet, et mul on nüüd sellepärast kuidagi ohtlikum, et ma olen naine. Õnneks me ei ole ohtlikesse olukordadesse sattunud, et lihtsalt peab ettevaatlik olema ja see on ju igal juhul oluline reisides. Aga video lõpetuseks ma tahaksin öelda seda, et proovige, ma soovitan tõesti üksi reisimist kõigile ja eriti kui te valitegi mingisuguse hästi safe sihtkoha, mitte kaugel Eestist, mingi sellise koha, kus te võib-olla olete juba ka käinud, et te teate, et teile seal meeldib ja teil saab seal ka üksi tore olema, siis minge, see on üliäge kogemus, hoopis teistmoodi. Isegi kui te kardate, siis võib-olla ongi vaja vahepeal ennast natukene mugavustsoonist välja lükata. Jällegi võib-olla mitte nüüd nagu nii palju, et kohe esimese asjana, ma ei tea, mitmeks kuuks minna a la Süüriasse, nagu ma enne ütlesin, on ju. Aga lihtsalt niimoodi natukenegi, ma ei tea, kas või Lätti on ju, sa tead, et seal on põhimõtteliselt kõik samamoodi nagu Eestis. Mis seal nagu juhtuda saab, sama hästi, nagu ei tasu üle muretseda, on ju. Ütleme, kui suga juhtubki midagi Lätis, siis sama hästi see võib ka sinuga juhtuda Eestis, et ei tasu nüüd kohe mõelda sellepärast, et kui sinuga Lätis midagi juhtub, et nüüd Läti on ohtlik riik, ka Eestis võib asju juhtuda. Ühesõnaga ei tasu üle mõelda, tuleb muidugi olla realistlik, et ennast mitte nagu meelega seada ohtlikesse olukordadesse, aga ei tasu üle karta, eriti kui sa ise tunned ka, et kõik on hästi, ma saan üksi hakkama, mul on kõik okei, siis ei olegi mitte midagi karta, seal tegelikult ei ole üldse vahet. Nii et soovitan üksi reisimist kõigile, kui teil on küsimusi, andke mulle teada. Ja näeme järgmises videos. By the way, ma arvan, et seda megalt näeb, et ma palju rohkem kardan filmida kuskil avalikus kohal, sest kohe, kui inimesed lähevad mööda, siis mul täiega tokerduvad sõnad kinni ja nii, et loodan, et annate mulle andeks. Tšau!